jooksma peame ära. Juhused kuhjas kui kartulid. Juhused porised põllul. Pole meist juhuste koristajaid. Ennast vaadata võõra näoga. Oma tulepikki keeli, mis kinni on kauguste vahas, millel joosta vaja. Kellena joosta neil väljadel, kus aastaajad on koos. Kus vihma tuleb pillitus taevast ja jõepõhjast tõmmata väike. Kas saab üldse joosta sel väljal? Kätel äkki on jahe. Kätel on äkki küll. Lumel on kõva koolik. Ta kõnnib tavalisel reipal sammul. Paremas käes monogrammidega sealhulgas portfell. Portfellis toimikud, aktid, instruktsioonid. Seljas mingi moodsast kunstainest välismaine mantle. Ta jõuab künkani, tahab avada ust. Uks ei avane. Käsi kaob küünarnukini lumme. Ta ei märka seda. Ta vaatab kella. Kell on 9:01. Miks pole nad kontorit avanud? Kus on asetäitja, osakonna juhatajad, sekretär, ametnikud, arhivaarid, masinakirjutajad? Kell 9:25 tuleb peavalitsusest seltsimees Ting ise. Kell 10:20, kell 11:20, kell 12:20. Pean aktid üleliidulisse ministeeriumisse ära saatma. Lase olla nagu on. Oma nägu kallis on. Võõral võõras nägu on. Lase olla nagu on. See, kes kukub, kägu on. See on hunt, kes hallis on. Lase olla nagu on. Oma nägu kallis on. Ämblissekretär koob telefonivõrku. Hääli. Kärbseid langeb põrku. Hääli nagu kärbseid langeb põrku. Langeb põrku hääle kärbseid nõrku. Ämbliksekretär sööb häälekärbseid nõrku. Ämbliksekretär sööb kärbseid nõrku. Ja langeb põrku kärbseid nõrku. Kell tiksub kuskil kabinetis. 3 inimest vaikivad kabinetis. Ühtlase kiiremusega tiksub kell. Ühtlase paljadest tiksub kell. Kisub end laualt lahti, kisub end õhu tühja lugu. Lugu pole üldiselt sellest ega tollest. Lugu pole kaugelt kolmandastki. Lugu on nõel teravast ähmastusest. Lugu on kainest joobumisest, mille taga peitub kõikide mõttetustest suur mõte. Suur mõte! Ta jõuab künkani, tahab avada ust. Uks ei avane, käsi toob küünarnukini lumme. Liiga savine põhi. Ei saa kätte pinda. On terved inimpõlved pinnale ihanud tõusta. Kus jänese nahksel kasukal ootab neid jumal. Aga kurat, aina meelitab minema asjade sügavusse. Sumel on kõva koolik. Lumelõhnalised soosaared on puhuti juba lumelõhnalised siis, kui tuul puhub kirdest ja põhjast. Linnaelub linn ja plinn, seegi ähmub ja rähmub. Kirkamaidki silmad on udusokkide ja sudusoklite sees. Nii see kestab kaua, kuni ükskord kirjatab kibedalt küll, kui terve maailm jüdiseb täis kananahkseks. Pean aktid üleliidulisse ministeeriumisse ära saatma. Põrku, sekretär sööb nõrku, ei siit keegi välja põrku, sööb nõrku, ei nad põrku, üha uusi langeb põrku. Suur mõte! Ta jõuab künkani, tahab vabadust, uks ei avane, käsi kaob küünarnukini lumme. Liiga savine põhi ei saa kätte. Pean aktid üleliidulisse ministeeriumisse ära saatma. Olen läinud neljapäeva esimene lumehõlbeke. Ei teadnud alla sadades, et olen suure tuisu hakataja.
ja mulle järgnevad loendamatud minusugused. Ühtekokku on meid 14 000 miljardit tonni. Peegeldan oma taristus kõiki korrapärasusi, kõiki sümmeetriaid, eriti puhtal kuusnurksel kujul. Aga see, mida mina ja miljard minusugust korda saadame, on suur kaos ja korralagedus, mida kutsutakse tuisuks. Suur mõte, suur mõte, suur mõte. Ukse javane, käsi kaob küünarnukini lumme. Jäätunud akendega trammi külmale metallpingile jättis mees oma sooja südame ja läks juurdepeos maha. Südametu mees jõudis oma diplomaadi kohvikest vibutades tööle ja sõi ära oma sekretäri. Sõi ära oma sekretäri. Kuu kiirgab läbi mu ihu, aga mu sõgedad silmad ei näe seda. Kuu on mu sisimas ja päikegi on seal samas. Igavikku seni löödamatut trummi lüüakse mu sees. Aga mu kurdik kõrvad ei kuule seda. Senikaua, kuni sul meeles muutub ainult su oma mina ja maine, on kõik, mis sa ette võtab, tühi töö. Kui su armastus iseenese ja mammona vastu sureb, hakkab jumala töö sinu kallal vilja kanduma. Sest tööl pole ju muud sihti kui teadmine. Kui teadmine on käes, polegi enam vaja tööd teha. Olude kiustagi leiame hoova, mis paneb loodud olendi looma.